Tere! Täna ma tahtsin sulle rääkida finantsintelligentsusest. Aga siis ma hakkasin mõtlema, et kõiki neid teemasid on juba nii palju olnud, et muud ei olegi kui, et kuidas investeerida ETF-idesse või siis kas sul on 3. sammas juba täis või milliseid äppe sa ikkagi kasutad, et oma kulusid ja tulusid üles märkida. No aitab küll. Ma tunnen tõepoolest, et inimesel peaks olema selles suhtes ka valikuvabadust, nii nagu kõigis nendes kooli asjades. Et tahad loed kohustuslikku kirjandust, kui ei taha, siis loed hoopis mingist väikest kokkuvõtet kuskilt veebist. Kui sa tahad, siis käid poriste jalanõudega koolis. Miks mitte, sest et koristajatädi on ju kogu aeg majas. Või kui tahad, siis sa võid istuda terve vahetund oma sõpsidega koos vetsus. No miks mitte? Või siis, kui ma ütlen sulle, et tee arvutis mingisugune ülesanne, siis tegelikult sa võid seda kas teha või sa võid hoopis seal arvutis mingit mängu mängida ja hilineda võid sa ka, kuigi mõni hull paneb lihtsalt ukse lukku. Ja seega ma otsustasin, et ma olen nende rahatarkuse teemadega oma tundides juba liiga üle piiri läinud ja minu loengu pealkiri on hoopis kuidas jääda vaeseks. Unusta igasugused, kuidas saada rikkaks nipid ja siin on sulle tõelised lahendused. Ole trendikas ja kuluta ära iga teenitud sent, sellepärast et milleks koguda. Iga päev sa võiksid osta mõne energiajoogi või mõne näksi, sest et jolo. Väldi investeerimist. Raha võiks olla ikkagi sukas ääres, milleks ta peab kusagil kasvama. Nii, võta võlgu ja ela normaalselt. Kasutama krediitkaarte ära maksimumini ja tegelikult võlgu elamine on päris huvitav, sest et sa ei tea mitte iialgi, kes sulle kirjutab või kes sulle helistab. Ära loe mingisuguseid raamatuid, ära kuula podcaste, ära vaata rahateemalisi saateid, ära osale töötubades, ära tee mitte midagi, sellepärast et kes vajab neid teadmisi raha kohta, sa lihtsalt improviseeri. Ära planeeri ootamatusteks. Mis asi see meelerahufond veel on? Hoia lihtsalt pöidlad pihus. Ja võta vastu igasugused huvitavad investeerimispakkumised. Jaa, halloo! Da, slušaju. 50% tootlusega pakkumine. Loomulikult võtan vastu. Ja kui Nigeeria prints küsib sinu käest abi, siis sa pead seda lihtsalt andma. Ja isegi kui sa libastud ja kuulad midagi või harid ennast natuke, siis pea vastu ja ära hakka pihta. Ja üks asi, mis ma olen veel märganud, on see, et rikkad inimesed on õudselt ülbed ja sina ei taha ju halb olla. Neile on ilmselt see rikkus kuidagi sülle kukkunud ja ma usun, et nad tegelevad millegi illegaalsega, näiteks pesevad raha ja seda ära kindlasti tee. Aga kui sa oled tõeline rebel, siis sa võid teha ka hoopis vastupidi. Sa võid investeerida, sa võid ennast harida, sa võid koguda, võid säästa ja võtta üldse vastutuse iseenda otsuste eest. Sellepärast, et vaene olemine on huvitav ja põnev ainult iroonia võtmes. Ma usun sinusse.